Ent viimase pea 30-ndiga on Naiskodukaitsest saanud Eesti suurim naisorganisatsioon, mis ühendab väga erinevaid naisi läbi mitmekülgsete tegevuste. Erksavärvilise kaleidoskoobina on Naiskodukaitse kinnitanud kanda osana meie riigi kaitsesüsteemist. Selleks, et veel kord meenutada eredamaid hetki ning mõtiskleda meile armsa organisatsiooni teekonna ja arengu üle, palun ma nüüd vestlusringi Jõgeva ringkonna liikme aastast 1992 Aive Kivioja, kes on oma hindamatu panuse Naiskodukaitse arengusse andnud viimased 25 aastat tegutsedes. Ja läbi nende aastate on Aivel õnnestunud tal pidevalt olla aktiivne. Siinkohal toon välja vaid ühe päeva Naiskodukaitse Aive karjäärist organisatsioonis. 2010. novembri lõpupäevil toimis Jõgeva maleva aastapäeva tähistamine. Sama päeva hommikul osales Aive Haapsalus juhtide õppepäeval. Päeval elas Tallinnas kaasa lapse esinemisele ning õhtuks jõudis halba ilma ja libedat teed trotsides Jõgevale ringkonda esindama. Oma vabatahtliku kohust täites ja samal ajal pere jaoks olemas olles läbis Aive sel päeval 650 kilomeetrit. Teisena kutsun ma ette suurejoonelise naise meie enda ja oma alates aastast 1996. Lääne ringkonna tegevliikme Tiina Leesiku, kelle korraldatud üritused ja ettevõtmised on alati viimse detailini läbi mõeldud ning kahel sõnal ei saa, pole kohta. Võimatu saab võimalikuks ja kõik peab olema ornungis. Lisaks on Tiina lustlik kaaslane ja temaga koos on hea igasugu vigureid teha. Alutaguse ringkonna lippu alati kõrgel hoidva, põhimõttekindla, järjepideva Naiskodukaitse ühe alustaladest juba alates aastast 1997, Elle Vinni. Tal on asjadest ja inimestest oma üsna otsekohene arvamus, mis võib mõjuda sellele, kes teda ei tunne pisut järsult. Tegelikult on tal suur ja hea süda ja kui oled tema sõber, võid tal alati kindel olla. Tema vaenlane sa olla ei taha. Meile nii tuttava Triibo, Tartu ringkonna tegevliikme, Triin Tõnsingu, täiesti vaimustavalt inspireeriva tegelase. Tal on maru äge anne väga humoorikalt, aga täpselt olukordi kirjeldada või kokku võtta. Ja tema lühikesedki sõnavõtud on justkui stand-up komöödia, mille eesmärk pole ju mitte tühine naljatamine, vaid vastupidi. Oskus rääkida olulistest asjadest nõnda, et see kuulajatele kaheldamatult kohale jõuab. Triibo on Naiskodukaitse aastast 2000. Teemaarendust juhtima palun meile juba täna nähtud Riina Küti. Võtame siis istet siia, jah? Kas nüüd kostub? Aha, siis oli õige nupp. No nii tore, siin me siis nüüd oleme ja mina ei tea, kuidas teile tundub, aga mina tunnen, et viiekesi tegelikult seda teemat siin aretada on tegelikult tunduvalt mõnusam kui üksinda. Nii et ma arvan, et me oleme täitsa rõõmsad siin kõik praegu. Naiskodukaitse esimene taastamisjärgne esinaine Dagmar ennist rääkis siis nendest esimestest aastatest Naiskodukaitses ja oma mälestustest, muljetest. Ja tema teema oli siis tõepoolest suur pauk, mida siis Dagmar ise natukene ümber improviseeris, täpselt nii, nagu see ka sobis. Ma nüüd alustaksin sellest, et küsiksin teie kõigi käest kordamööda, et mis on olnud teie jaoks Naiskodukaitses sisenedes olnud nagu see kõige suurem pauk? Mina olen nüüd olnud, natuke vast lähemale. Et olen olnud 25 aastal Naiskodukaitses ja pauk oligi see, et ma sattusin Naiskodukaitsesse Jõgeva staabi juhtkonna eestvõtmisel. Ja pauk oligi see, et ei teadnud, kuhu ma sattusin, et natuke hirmu oli ka, aga ikkagi sai see ära moodustatud Naiskodukaitse. Ja siis minus nagu ärkaski miski ellu.
mille olemasolust ma ei teadnud. Et hakkasin uurima, mis see Naiskodukaitse on, et mis seal olidki vanast ajast need Naiskodukaitse põhimäärus, mille ma aluseks võtsime. Ja see ärataski minust sellise huvi Naiskodukaitse vastu. Ja ärkas mingi kuskilt midagi, mis tundsin, et olengi õiges kohas. Mulle tundub, et see on tegelikult väga selline hea suure paugu kirjelduses, just selline iseenese nii-öelda teadlikkuse suurenemine tänu Naiskodukaitsele. Väga vahva, vaatame, mida teised ütlevad. No, peab haivega ikkagi nagu ühte joont käima, et iga elu muutus on suur pauk. Ja täpselt nii see oligi, et kui aastal 1997 me taas lõime Alutaguse ringkonna ja 2000 sai minust juba palgaline instruktor, et see oli kõike muutev. Nii minu elus kui minu sellises vabatahtlikus elus ja nii palju arenenud, kui mina olen selle ajaga, ei oleks ma ilmselt raamatupidajana mitte kunagi. Väga hea. Nii. Kas see siis vast jääbki niimoodi, et teile kahe peale? Ja, aitäh. Minu jaoks tuli pauk hiljem. Ennem nägin mina luuda. Mis tähendab siis seda, et tegelikult 92. aastast olin ma Kaitseliidu tegemistega ühte äärt pidi seotud. Ja see äär, mis mind sinna kaasas, oli mu enda abikaasa, kes oli tegev väga aktiivselt Kaitseliidu tegemistes ja millega saab siis naine seal abiks olla. Eks loomuliku osana oli ikkagi see, et sai mehi toitlustamas käidud, aga pauk iseenesest tuli hiljem. See tuli 96. aastal ja see pauk üllatas mind ennastki. Tuli pikk, selline väga jõuline daam, keda ma vaatasin, et ohoo, ometi on üks naine, keda ma ei pea ülevalt alla vaatama, vaid ma saan tõesti alt ülesse vaadata ja ütles, mis tähendab? Läänemaal ei ole Naiskodukaitset, see tuleb luua. Võttis malevapealikul nööbist kinni ja ütles, et oleks tehtud. Ja see siis sellest aastast tuli nagu minu jaoks selline mõiste nagu Naiskodukaitse, kuna malevapealik siis loomulikult võttis minul nööbist kinni ja ära sai see tehtud, nii et selle pauguni oli mul natukene aega, aga ta tuli. No, mina võtan siis seda küsimust sõna-sõnalt. Minu suur pauk toimus siis, kui millalgi algusaastatel me ükskord mingi seltskonnaga kõndisime umbes 50-60 kilomeetrit. Olime väga väsinud ja siis ühel hetkel me jõudsime Uniküla lasketiiru ja siis meile öeldi, et ja nüüd see kõik lõpeb laskmisega ja ei olnud meil kõrvatroppe ja mitte midagi ja siis sellest ajast peale minu parem kõrv viliseb lakkamatult. See oli minu suur pauk. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis ma arvan, et minu jaoks see 18 aastat Naiskodukaitses ei ole põhimõtteliselt vist mitte kunagi olnud selline vaikne visin, et seda pauku ikka tuleb ise endale korraldada ja siis ongi üks suur pauk ja kärts ja mürts ja minul on see küll nii olnud. Jah. Täiesti muljetavaldav, ma ütlen siia juurde, et minul on selle samalaadsete kõvade paukude pärast või suurte paukude pärast ka vasaku kõrva kuulmisega natuke probleeme. Me kahe peale saame ühe funktsioneeriva inimese siis kokku, ma saan aru. Jah, et need olid natuke sellised metsikud ajad. Väga hea, aga kuna nüüd Merle omakorda oma ettekande oli üles ehitanud just sellistele ütelustele, mis sellised läbi aja omamoodi on nagu kõlama jäänud tema kõrva ja kindlasti ka iseloomustanud seda nii-öelda aega ja mõtlemisviisi, siis küsikski nüüd järgmise küsimusena seda, et kas teil on mingisugune kindel, mingisugune lausung või ütelus, vahet siis pole, kas on Naiskodukaitse seest või väljastpoolt, naiste ja meeste poolt, aga lihtsalt, et kas on mingisugune kindel lausung, mis on kuidagi olnud tähenduslik teie jaoks Naiskodukaitses olles? Mina olen selle üteluse nagu iseenda jaoks välja mõelnud võib-olla juba 15 aastat tagasi.
et kuna naisi oli algul vähem Naiskodukaitses, siis igalühel oli nii suur vastutus teha süüa, käia õppustel, esindada organisatsiooni. Et siis tuligi selline järeldus teha, et ainult surm vabastab. Noh, elukestev organisatsioon, eks ole, jah. Nii hästi. Ja mina mäletan ka ühte väga ilusat lauset, mis on tegelikult kõik need aastad mind saatnud. Ja see on see, et töö on töö ja teha tuleb ja seda öeldi Riina sulle. Aga kuna me olime mina olin siis värskepalgaline ja mind niimoodi häiris, mis mõttes nagu töö on töö ja teha tuleb. Ma pean tegema tööd ka siis, kui ma puhkan, sellepärast, et järgmine asi, mis mulle meelde jäi sellest, et kaitseväelane puhkab siis, kui kogu töö on tehtud. Aga nüüd on see tegelikult see lause saanud päris suureks abiliseks, et kui sa ei taha midagi nii väga teha, aga sa tead, et no ikka mingi vastutustunne on ja mingi kohusetunne on ja siis mõtled, et olgu pealegi. See nüüd kõlbab sinnamaani, et töö on töö ja teha tuleb, teen ta ära ja saab kaelast ära. Nii lihtne see ongi. Aitäh. Ma siia repliigiks ütlen, et aitäh Helle praegu. Selle eest iseenesest see lause, et kaitseväelane puhkab siis, kui kogu töö on tehtud, on täiesti paberkantel olemas. See asub ka seal peastaabi arhiivis. Ja tõesti minu toonane ülem mulle niimoodi kirjutas, kui ma natuke ütlesin, et ma tahan puhata ka vahepeal. Aga see on tegelikult väga, väga tore, me oleme sellest omavahel palju rääkinud ja see tegelikult ongi iseloomustab ise seda meelsust ja kõike muud, et see ei ole kuidagi kahjustanud meie mingisuguseid muid asju nii-öelda. Ilus humoorikas mälestus, aitäh! Tahtsin korraks vahele öelda, et see lause on üks juhtimisinstrumentidest, mis on jäänud elama siiani, et kõik instruktorid teavad ja ka teised palgalised ka, et üldiselt meil ikka üsna tihti öeldakse seda, et kas kogu töö on tehtud, siis võib puhkusele minna. Aga üldiselt ei ole tehtud kogu töö. Et siis klassika. Jah, Tiina ja Triin. No see lause, mis ma omal ajal selgeks õppisin ja mis mind väga palju aitas, see täna enam ei kehti. Ja selle kehtimise aeg sai üsna niisuguse omapärase lõpu. See lause oli see, et teate, ega meil raha ei ole ja arveid me ei maksa, aga meil on väga hea idee. Siin Dagmari ettekandest tuli ka ennem välja juba seda, et kuna alguses ei olnud ju Naiskodukaitsel raha, siis tuli seda kuidagi tekitada, kuskilt välja ajada ja kuna ma neid Dagmari tegemisi väga palju alguses jälgisin ja nägin, kuidas ta suutis miski tühja koha peal midagi tekitada, siis kuidagi jäi see lause mulle kõrva ja 2004. aastal, kui ma läksin Tapale, see oli just see aasta, kui Eesti sai NATO liikmesriigiks ja aprillikuuses mul oli vaja seal siis korraldada suur konverents NATO teemadel ja sõjaväe tehnika näitused ja terve suur kompleks ja siis kuna ma ei tundnud sealt, ma olin just paar kuud tagasi Tapale elama läinud, ma ei tundnud seal mitte kedagi, siis ma käisin mööda linnavalitsust, asutusi ja loomulikult ma kogu selle finantsi ja kogu selle ressurssi, mis mul vaja selle jaoks oli, ma sain. Ja kui see päev oli läbi, siis minu ülemus, tolleaegne kolonel Roosimägi ütles, et Leesik, millal tulevad siis arved? Ja mina rõõmsameelselt teate, ega arveid ei tulegi, et kõik on juba kinni makstud. Ja siis ta ütles, et mida te korraldanud olete? Meil on raha olemas nende asjade jaoks. Ja vot siis ma tundsin, et ilmselt on see aeg nüüd läbi, kus peaks nii väga nende sponsorite peale rõhuma ja nüüd on meil ikkagi lõppude lõpuks ka olemas omad rahad. Nii et see lause kahjuks enam ei kehti. No minu lause läheb otsesesse vastuollu selle Dagmari poolt kirjeldatud 90. alguse naise kuvandiga, et naine pidi olema saamatu. Minu lause kõlab nii, et rumal on olla saamatu. Ma ei mäleta, kes selle kunagi mulle ütles, aga see on
kogu selle aja mind alati kummitanud ja kui mul on olnud mõni selline ülesanne, mida ikka on tulnud ette, et noh, lihtsalt nagu kogu hingest tahaks karjuda, ma ei oska, ma ei saa. No näiteks üks näide, mis mulle ilmselt jääb eluks ajaks meelde, kui ma arvan, et aastal 2002 või 2003 sattusin kuidagi Kevadtormile avalike suhetesse, seal kirjutati Kevadtormi ajalehte ja siis mulle öeldi, et aga sa mine intervjueeri seda Tagala keskuse ülemat. Ja siis mulle anti paar teemat ka kätte. Ma pidin rääkima mingite kütuseveokite kandevõimest ja noh, mingid sarnased väga loogilised teemad ühesõnaga. Seal oli ka palju lühendeid, ma ei mäleta neid siiamaani, need tähistasid mingisuguseid soomukeid ja erinevaid masinaid. Ma arvan, et Eesti Kaitseväel võib-olla siiamaani neid ei ole, aga noh, igal juhul nendest tuli rääkida nagu heidutuse mõttes. Ja siis ma korrutasin endale kogu aeg, rumal on olla saamatu, ma saan hakkama. Ja siis ma läksin, ma jätsin kohutavalt enesekindla mulje ilmselt. Ja ma nüüd lugesin ükskord selle artikli üle ja noh, kui seal ei oleks minu nime peal olnud, ma ei oleks mitte kunagi eluski uskunud, et mina suutsin sellise asja kirjutada. Nii et noh, rumal on olla saamatu. Korrutage seda endale. Tahate keegi midagi veel täiendada praegu juurde? Ei taha? Aga ma arvan, nüüd on võib-olla see, et ka, kus võiks küsida, pöörata nii-öelda täiendavalt siis saali poole. Et meil on küll terve küsimuste loetelu siin olemas, mil teemal me saame siin arutada, aga äkki on saalis olijatel tekkinud mingisugune konkreetne mõte või küsimus, mida teie tahaksite praegusel hetkel just jagada või küsida? No, varsti siis tuleb. Nii, üks küsimus on, jah? Aga siis mikrofon. Kui nende algaastate peale tagasi mõelda, ausalt, kas teeks midagi teisiti? Täiesti ausalt, mitte midagi. Võib-olla ehk seda, et teeks endale märkmeid. Sest praegult hakates siin tagasi mõtlema, mõtled, mis tema nimi oli, mis see aasta oli, mis see üritus oli. Et oleks nagu selgem pilt nii endale kui ka kellelegi teisele, kes sellest võib-olla hiljem selle vastu huvi tunneb. Et pigem jäädvustaks rohkem, et on vähe nagu fotosid ja ei ole üritusi üles kirjutanud. Et mis, kuidas, et kõik ununeb ära nagu pika peale. Mina olen kutsutud siia sellise juuniorliikmena, nagu te aru saite juba, et minu algusaastad Naiskodukaitses ja Naiskodukaitse algusaastad ei lähe päris kokku. Aga ma arvan ka, et selle ajal ei olnud see võimalik, aga ma arvan, et peaks blogi või midagi ohtrate piltide ja tsitaatidega. Jah, aitäh, väga hea küsimus ja ma omalt poolt ütleksin samamoodi, et ehkki mul sellise ühelt poolt ajalooharidusega inimesena mul on mingi teatav selline harjumus olemasolevaid materjale hoida ja süstematiseerida ja ma suudan infot hankida küll, aga tõepoolest tegelikult ma mõtlen ka, et samamoodi, et kui sa oled parasi sellel hetkes, kui sa olid selles hetkes, siis ei tundunud see pildistamine või kirjutamine oluline, aga tegelikult jah, see kõik tähendus tuleb ajaga. Ja. Aitäh. Kas nüüd kellegi äkki tekkis veel inspiratsioonina sellest eelmisest küsimusest mõni küsimus? No, eks siis edaspidi tuleb. Aga mul on praegu niisugune küsimus. Ma ikka ühe küsiksin. Jah, tore. Lihtsalt selles mõttes, et kõik on õudselt tore ja ma tahaks ikka teada, sest inimesel on ju ühtpidi ja teistpidi ja mõni asi läheb hästi, mõni asi läheb halvasti. Kas on mõni asi, mis tõepoolest läks nii nihu, et hullemini ei saa minna? Või ei ole olnud näiteks Naiskodukaitse selles tegevuses midagi sellist? Pigem on olnud, kui olime kogenematud alguses, siis mõni õppus lihtsalt oli nii hull, et õnnestus olla vaatleja ühel Kaitseliidu õppusel, et aru saada üldse, mida seal õppustel tehakse.
ja siis kallas varustust õieti polnud õiget. kallas nagu Aavarrest 2 ööpäeva jutti. Mingit kuivatamise võimalust ei olnud. Telk oli ööbimiseks pandud niimoodi maast kõrgemale, võib-olla pool meetrit. Seal oleks võinud siis magada. Tuul vuhises alt läbi. Öösel kell 1 toodi hernesuppi, aga oli täiesti kottpime, sest lõket ei võinud teha, kuna vaenlane võis näha. Et toodi suppi, leidsid mingi termosse, sõrmega ei näinud suu pista, võtsid midagi, sõid midagi, et vahet nagu polnudki. Et sai kohutavalt külmetada, aga meist mitte keegi jäänud haigeks. Siis me saimegi aru, et me saame hakkama. Et see oli ikka selline proovile panek, et just me mõtlesimegi pärast, et meist saab asja. See oli päris algusaastatel, jah. Ja mulle meenub ka üks esimesi Naiskodukaitse suvelaagreid. Ilmselt oli see Remnikul, kui me otsustasime, et niisama on ka, et õpime ka siis midagi selles laagris. Ja ma täpselt ei tea, kelle mõte see oli, aga me otsustasime, et me teeme mingisugust päästeõppust. Kõik inimesed olid saalis ja siis täiesti ootamatult lasti sinna toss ja siis olid meil palgatud muidugi oma liikmete seast näitlejad, kes näitlesid nii ehedalt, et kadus ära reaalsuse ja mängulisuse selline vahe. Ja ma mäletan pärast, kuidas me kirjutasime seletuskirju, et miks me niimoodi inimestega käitume ja et mis mina sellest õppisin, päris kindlasti seda, et kõik asjad tuleb nagu lõpuni läbi mõelda. Ja ma arvan, et teine, kes selle peale kindlasti mõtles, oli ka Merle. Sellepärast, et ma ei mäleta, ilmselt Remniku ja Ida-Virumaal, et ilmselgelt oli see siis meie korraldatav suvelaager, kus siis Merle pidi vastutama selle eest ja see kohutav kaos, mis sellel öösel oli ja need lugematud unetud tunnid peale seda jäävad igatahes väga pikalt veel meelde. Aitäh, Tiina ja Triin. Ausalt öeldes mina küll ei oska ütelda, et midagi oleks nii kohutavalt viltu läinud, et see praegu nagu meelde tuleb. Loomulikult, eks on tehtud vigu ja mõned asjad ei ole tulnud välja just nii, nagu sa oled oma kõige paremas plaanis otsustanud ja paika pannud. Aga tõepoolest, ei hakka midagi tuletama ka, mida ei ole, seda ei ole. Mul oli ka praegu aega siin mõelda ja tõesti ma ei tea, kas mu aju blokeerib ebameeldivaid mälestusi, aga mul ei tule mitte midagi meelde. Et alati on mõni hetk, kus sa mõtled, et oleks võinud teha veel rohkem või oleks võinud rohkem seista oma idee eest või mis iganes, aga mingit sellist, seda Elle Bläcki mina seal ei olnud, aga ma olen sellest kahtlemata väga värvikalt kuulnud. Sellist Bläcki minul küll ei ole olnud. Jah, aitäh küsimuse eest ja aitäh kommentaaride eest. Mulle tundub, et tegelikult tuli siit 2 sellist eriti head mõtet veel nii-öelda vastukajana. Et üks siis just Aive poolt öelduna, et tegelikult ikka väga paljudel juhtudel meie elus ilmselt ongi niimoodi, et see, mis on käesoleva hetke mõistes kuidagi kohutav, see tegelikult võib sinu jaoks avada hoopis mingisuguseid uusi arusaamu iseendast ja maailmast üldse. Ja teine asi muidugi tõesti see Elle poolt toodud näide, et eks see tõsi on, et mingil hetkel võib, meil on ju ka tervikuna meie, ütleme siis mitte Naiskodukaitse ajaloos õnneks, vaid siis meie kaitsejõudude, ütleme siis nii, et kaitsejõudude arengu ajaloos on ju selliseid olukordi, kus on võetud väga suur risk. Ja et on ikkagi nii-öelda mindud natuke nagu sellise tõesti noatera pealt nii-öelda võetud suur risk ja ongi läinud ka halvasti tegelikult, et selles mõttes võib ka niimoodi tõesti juhtuda, aga meil on siis hästi selles mõttes, et kas see kõige suurem risk nii-öelda tundub tõesti vist, et meie väljaõppe mõttes üks suurimaid riske, mis kunagi on võetud, et see tegelikult ikkagi ka lõppes lõppude lõpuks lihtsalt nii-öelda sellise positiivse õpijäreldusega, ütleme siis nii. Nii, aga hästi, vahepeal Triin levitas. Ma hakkasin mõtlema siin natukene teisele poole, et täna me peamiselt keskendume sellele 26 aastale, mis me juba nüüd uuesti käinud oleme
ja no tõepoolest, see on olnud värvikas aeg ja see on olnud, noh, kohati mulle tundub, et enne kui mina organisatsiooni tulin, on ikka täielik džungel olnud, et sihuke asi nagu täna ei ole võimalik, mis 90-ndatel toimus ja nii, et aga ja me teeme nagu mõnes mõttes nagu vahekokkuvõtet, aga et mis te arvate, et millest me 25 aasta pärast räägime, et kas Naiskodukaitse järgmised 25 aastat on sama tormilised ja värvikad või kuidas teile tundub, kas me oleme õigel teel? Või võib-olla alustaks sellele küsimusele nüüd nagu teistpidi, et lihtsalt vahelduse mõttes. Ma arvan, et kui me kuulasime, kui Riina rääkis sellest, millest me unistasime 20 aastat tagasi ja kuidas see kõik on nüüd realiseerunud, siis ma arvan, et 25 aasta pärast ikkagi meile kirjutatakse motiveeritud ja põhjendatud sooviavaldusi ja siis me alles kaalume, et kas me siia eliitorganisatsiooni võtame kõik need liikmed vastu. Et ma arvan, et ma isegi ei julge ennustada, mis me võime teha juubeliaasta puhul ennustusvõistluse, et palju meil näiteks on, ma ei tea, Naiskodukaitse 120. aastapäevaks näiteks liikmeid, aga noh, ma ei julge oma numbrit siin välja mõelda, ma peaks natuke arvutama ja korrutama aga ma arvan, et see saab ikka muljetavaldav olema, et mulle praegu tundub, et see nagu see tõusukurss just nagu ühiskonnas ja oma jala maha panemise mõttes elanikkonna hulgas, et see on nagu praegu noh, ikka väga sihukese mastaapse organisatsiooni poole teel. Ja ma nüüd ei taha mitte, et ma nüüd rõõmurikkuja tahaks olla. Aga kui ma nüüd vaatan tagasi sellele ajale ja mõtlen, mis saab 25 aastat veel edasi, siis miskipärast ma arvan, et sellist värvikirevust enam ei näe. Kuna kogu meie tegevus selleks ajaks, ta on juba praegu, selleks ajaks ilmselt veel rohkem reguleeritud, plaanitud, lahti kirjutatud, et sellisel loomingulisusel ja isetegevuslikkusel jääb suhteliselt vähe kohta. Miks ma niimoodi arvan? Ma saan siin ka seda põhjendada, kui meie staabid, mis loodi nii malevate staabid kui ka peastaap, kui nad ka paarkümmend aastat tagasi olid, nagu ma ikka tavatsesin ütelda, et staap peab olema kaitseliitlase teine kodu, siis kahju küll, täna see enam nii ei ole. Ja täna see enam nii ei ole sellepärast, et kui 20 aastat tagasi tuli mees, naine maalt linna, tal oli mingisugune tund või pool aega, ma hüppan staabist läbi, ajan meeste või naistega juttu, loen natukene Kaitsekodu ja mulle pakutakse seal tass kohvi. Siis täna, kui ma astun Lääne-Maleva staabis sisse, mis astun sisse? Kõigepealt ma pean seal kummardama ukse taga ja seletama, kes ma olen ja miks ma siia tulla tahan. Ja kui ma siin see korrapidaja läbi sinna sisse saan, siis on alumine korrus tühi. Mind ei ole seal mitte keegi vastu võtmas. Mul ei ole seal keegi kohvi pakkumas. See selleks. Aga kindlasti on meie Naiskodukaitse palju teadlikum, palju reguleeritum. Ta teab juba täpselt need inimesed, kes järgmise 25 aastaga tulevad organisatsiooni, teavad, kuhu nad tulevad, milleks nad tulevad. Nendel on juba päris kindlasti oma eesmärk ja neil on võimalus kohe saada väljaõpet. Mitte, et seda täna ei oleks võimalus, aga kui võtta tagasi nii paarkümmend aastat, siis ei olnud veel päris niiviisi võimalik. Nii et kindlasti on muutuv, aga see on muidugi minu isiklik arvamus. Mulle tundub, et see on natukene rohkem raamides, kuivem reglementeeritum. Aitäh.
äkki sa unistad liiga väikselt, äkki tuleks vaadata ajalukku ja taastada näiteks sõdurikodu mõte, seal sa saad kohvi juua. Tuleks taastada Kaitseliidu Naiskodukaitse pallid, tantsuõhtud ja nii edasi. No, kõik on võimalik. Ja aitäh, Triin, seda sõdurikodu mõtet on proovitud juba. Aga olgu, aitäh praegu, Elle ja Aive, kuidas teil? Kui mõelda tagasi 20 aastat ja mõelda, et sellest sõpruskonnast, mis meie Alutaguse ringkonnas oli, kasvas välja selline organisatsioon ja mõelda nüüd veel 20-25 aastat edasi, siis seda, mis oli, ei tule enam, aga see, mis tuleb, on veel toredam kui see, mis oli. Toetan ka eelkõnelejate mõtet, et kindlasti muutub kõik professionaalsemaks. Et nagu on need erialagrupid, kindlasti on siis 25 aasta pärast igal erialagrupil korralik oma varustus, võib-olla oma tehnika, kindlasti paber, mis on ka väljaspool organisatsiooni kehtiv. Et just, et organisatsioon areneb professionaalseks organisatsiooniks. Vabatahtlikkuse alusel muidugi. Jah, tegelikult hästi selline huvitav küsimus ja huvitavad mõtted, et me nüüd tõesti juba hakkasime tulevikku vaatama, et ma praegu nüüd vahepeal saalile sõna ei anna, sest muidu me läheme kaotame selle mineviku järgi ära, aga see minu mõte ka kuulates teid, et ühelt poolt et nii-öelda tulevik on ju meie poolt teha, kes me siin olevikus oleme. Aga huvitav, mul haakus tegelikult selline huvitav mitu seost tekkis selle jutuga, mida Tiina rääkis. Ma olen siin selles majas praegu teist korda. Esimest korda oli mina siin möödunud aasta hilissügisel, kui toimus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminar, kus siis räägiti ka kodanikuühiskonna teemadel ja eelkõige tõesti vabaühendustest. Vabaühendused on ju need, kes ei ole siis riigi poolt üldse rahastatavad. Ja siis toodi seal välja ka niisugune mõte, et mida rohkem vabaühendus professionaliseerub, seda vähem ta pakub lõbu nii-öelda lihtsalt liikmele. Et selline mõte ja huvitavalt siin samas majas nii-öelda siis nüüd teist korda minu jaoks kõlas. Ja eks seal on omad mõtted sees ka samas jällegi Triin tõi välja praegu, et selles on ka potentsiaal, et leida siis uusi selliseid tegevusi, mis ka ütleme siis nii-öelda on sellises stiilis, nagu mina ka mäletan, et lähme laskma, panimegi need AK-d sinna auto pagasiruumi läksimegi laskma ja ei olnud sinna juurde, muidugi ikka mingid paberid, allkirjad, seda me ei otseselt ei näinud, eks ole, aga see vabaduse määr oli ikkagi kordades suurem, kui see vabaduse määr on praegu. Aga et just, et mis selles praeguses olukorras siis annab ühelt poolt luua selleks, et ikkagi seda vabadust ja sellist lusti, sellist spontaansuse lusti, see spontaansuse lust on tegelikult hästi tähtis. Et seda ikka oleks ja jätkuks ja teiselt poolt siis ma tean ka seda, et tegelikult Naiskodukaitse juhtkond ikkagi nagu püüdleb selle poole, et ei oleks liiga palju nagu dokumente või nagu regulatsioone või asjad. Ühel hetkel neid nagu sündis järjest ja siis mingil hetkel ma mäletan üsna selgelt, kui oligi konkreetselt Airis, kes ütles, et stopp, et ärme teeme rohkem dokumente juurde. Võib-olla mina ka seal juures parasti, kui ma ütlen, et ärme teeme rohkem dokumente juurde, et lihtsalt see kurnab meid ära muidu kõik, et liiga palju neid. Et see on tõsi, et eks sellega tuleb tasakaalu hoida. Aga nüüd ma tuleksin uuesti sellest tulevikust ja olevikust sinna mineviku juurde ja kuna see märksõna meil siin ka juba läbi käis, sama see väljaõppe märksõna, eks ole, et praegu, kes inimesed tulevad, tõesti, eks ju, tegelikult on nii-öelda valik on laual, kandikul, inimesed saavad kohe teada, mis on võimalused, mis on kohustused, kuhu poole liikuma hakata. Ma nüüd küsiksin teie kogemust ja teeks nüüd jällegi siis niipidi vahelduse mõttes. Mis on teie selline mälestus ja elamus seoses Naiskodukaitse baasväljaõppega just teie enda jaoks isiklikult? Et mis on siis nii-öelda sinu jaoks, kes parajasti räägib nii-öelda, mis oli see baasväljaõppe? Mida te mäletate sellest? Ma arvan, et ma piisavalt varakult vist sain juba haaratud sinna aruteludesse, et miks Naiskodukaitse peab üldse relva käsitlema.
või kindlasti ta peab ikka ja nii edasi, erinevad koolkonnad vaidlesid omavahel. Et Triin, kõrvad kinni, et päris kindlasti baasväljaõpet ma täies mahus läbinud ei ole. Ma arvan, et ma pigem enne õpetasin mingitel moodulitel ise, kui ma üldse selle läbisin. Et noh, lihtsalt niimoodi see asi käis. Ja ma arvan, et näiteks sõdurioskuste väljaõppe, millest ma arvan, et ma nendest Naiskodukaitse baasväljaõppe moodulitest kindlasti kõige rohkem tean, et seda ma kindlasti Naiskodukaitse raames läbinud ei ole, kohe päris kindlasti. Et minu jaoks, kuna need minu algusaastad jäid sinna, kus see baasväljaõpe tegelikult ei olnud selline paigas ja struktureeritud, siis ma tegelikult oma mälus nagu ei suuda üldse praegu välja selgitada seda, et millised nendest lugematutest õppustest või õppepäevadest olid baasväljaõppe. Ma mäletan, Andrus Lehtmets rääkis sellest, et iga inimelu on kohutavalt tähtis ja iga joodik on kellegi onu ja kellegi isa ja alati tuleb pöörata igale inimesele tähelepanu ja noh, mingid asjad on nagu mällu jäänud. Ma arvan, et need võisid olla baasväljaõppe raames, aga ma ei tea tegelikult, et selles mõttes mul see baasväljaõppe alased selged mälestused tulevad sellest ajast, kui ma 2004 asusin tööle lõunapiirkonna instruktorina ja siis, kui ma pidin hakkama ise mästlema sellega, et selgitama, miks see baasväljaõpe on oluline, kuidas me seda teeme ja nii edasi, et sellest ajast on need minu mälestused peamiselt. Tulles siit Triinu juurest edasi, kuna ta härra Lehtmetsa mainis, siis mul on ka mingist meditsiiniõppuselt meelde jäänud või väljaõppelt meelde jäänud tema ütelus, et vaadake ja tehke kindlaks, kas tema vigastused on eluks kõlbulikud. Ja ma ei oska nüüd ka öelda selle baasväljaõppe kohta, sest mulle tundub, et ma ise ka, kuna ma sellel ajal olin ka alguses ju ise ringkonna esinaine ja mingisuguseid õppuseid ma korraldasin baasväljaõppe kaudu ja palju ma seal ise neid, noh ise ma pidin nii või teisiti seal osalema ja kaasas olema aga kuidagi on eredamalt jäänud see meditsiin ja laskmis või see relvaõppe meelde. Ja, kuna Triin ei mäleta, et oleks baasväljaõppe läbinud, siis minuga võivad eriti kurvad lood olla. Ma mäletan küll seda, et ma olen kõik õpetanud. Aga et ma ise läbinud oleksin, mäletan alles sõduri baaskursust, kui ma siis läbisin küll mitte Naiskodukaitse baasväljaõppe, vaid maleva poolt siis juba sõduri baaskursuse. Vot nii on lood, jah. Et peab vist uuesti minema, ega midagi teha ei ole. Mul on võimalus ajas palju tagasi minna. Et minu baasväljaõppe on selline, et minust sai päevapealt välikokk. Et maleva pealik ütles, et me läheme 50 mehega metsa ja teie tehke meile süüa. Et mida me ostame? 2 päeva vaja toitlustada. Ja eks me niimoodi katleid kärsatasime ja üritasime sööki teha, aga me saime ka sellega hakkama. Aga et ei olnud mingid nagu väljaõpet ei olnudki, vaid õppisimegi töö käigus. Töö käigus, just. Ja see on tõsi. Ma ise siia kommenteerin siis juurde, et mina olen ka niimoodi välikokandust õppinud täpselt samamoodi, et 93. aasta sügisel, kui Aegviidus olid Kaitseliidu päevad, siis iga ringkond pidi toitlustama, kus ringkonnad olid olemas, pidi toitlustama oma maleva koosseisu ja siis samamoodi seal me toitlustasime. Triin, sina tulid Tartus selle ajal Naiskodukaitses, kui mina olin Tartus lõunapiirkonna instruktoriga esinaine. Ja tõepoolest siis oligi niimoodi, et kuna see sõjalise väljaõppe plokk oli täiesti lahtine, siis ta oli nii-öelda Tartus meil tehtud, et valikuna, et oli lihtsalt selline üks päev püssiõpet, aga kes tahtsid rohkem, nendel oli võimalik liituda siis maleva baasväljaõppe kursusega ja tõepoolest oli ikkagi päris mahukas metsalaagriga ja nii edasi. Jah. Väga hea, aga läheme siit sellest baasväljaõppest siis nüüd eriala juurde, sest nii nagu me teame, siis meist kohe saidki ühe korraga nii-öelda erialaspetsialistid, et rääkige siis oma mälestusi sellest, kuidas siis eriala teie juurde nüüd tuli, kui teil on nüüd mingisugune selline konkreetne eriala endal ka lisaks nendele tegevuse käigus õpitud erialalistele oskustele. Võib-olla Elle, sina tõesti alustad siis praegu nüüd.
kui ma astusin sellesse organisatsiooni, siis ma olin täiesti veendunud, mina süüa tegema ei hakka. See on täiesti müstiline, aga kui sul nagu suurt midagi muud teha ei olegi peale söögi tegemise, sest ega sulle rakendust ju selles organisatsioonis niisama lihtsalt ei leitud. Ikka öeldi, et peab minema välilaagrisse ja süüa tegema ja no mis sul ikka hädaga üle jääb, eks sa siis ikka teed seda süüa. Ja siis tuli selline tore juhus, et kutsuti meid Rootsi mereväe intendantide kooli välikokandust õppima, siis enam tagasi teed ei olnud. Et sealt see kõik alguse sai. Ja ma arvan, et see 10 aastat, mis me seda välikokkakursust tegime ja siis teatepulga edasi andsin, et see on jätnud ikkagi sellise meeldiva ja mõnusa tunde, sest neid õpilasi, keda sai välja õpetatud, on ikka nii palju ja neid on ka täna siin saalis nii palju. Ja, tõesti, väga tore. Nii, aga nüüd jah. Jah, eriala. Nüüd praegu on väga hästi võimalik Naiskodus kaitses endale eriala valida. Siis, kui me alustasime, siis seda võimalust ei olnud. Ma mäletan väga täpselt, et saigi alustatud, nii nagu Ellegi ütles, et selle sama toidu keetmisega ja sealt ka see näide, et tegelikult on ikka väga kahjulik, kui sul ei ole väljaõpet ja kui ei ole eriala. Meil juhtus meie Läänemaa naistega niisugune lugu, et oli vaja meestele õppusteks keeta suppi. See oli päris algusaastatel, see oli kas 97 või 98 aasta. Ei olnud meil väljaõpet ja polnud ka meil mingeid selliseid vahendeid. Meil oli üks puudega köetav malmkatel, mida me saime rataste peal kohale vedada. Aga toit tuli ennem valmis teha ja meil olid väga head sponsorid sellel ajal tõesti. Et nad meile need supilihad ja supimaterjalid kõik nad kenasti annetasid. Ja me ühe sponsori käest palusimegi siis 20 kilo supiliha. Ja kuna nendel parasjagu ei olnud liha anda, siis nad saatsid meile 100 kilo suitsuseapäid. Need tulid meil muidugi siis ära keeta, et supiliha sealt saada, kui nad arvasid, et kui nad 5-kordselt seda kogust suurendavad, et siis me peaksime nagu selle supiliha kätte saama. Kuna meil ei olnud nii suurt kohta, kus neid 100 kilo keeta, siis me panime need minu õemehe sauna, suurde saunakatlasse ja keetsime seal ära. Ja nüüd see näide sellest, miks on vaja, et sul ikkagi spetsialiteet on või teadmised, asjad, arusaamised peale seda supikorda õemees lammutas sauna maha, sest seda suitsuseapea lõhna ei saanudki sealt enam kunagi välja. Aga mina ise mingil ajal saab ju ikkagi nagu see isu täis, et seal kogu aeg ainult selle supikatla juures olla ja kuna siis tulid väga toredad koolitused, kus meid koolitati instruktoriteks, siis ma olen väga palju toredat aega veetnud Kaitseliidu koolis erinevatel kursustel siis õpetamas. Nii et see on ma olen selle üle väga tänulik, et see on mind ennast väga palju arendanud ja mulle see tõesti väga on meeldinud. No, mina olen kogu elu Naiskodukaitses elanud teadmisega, et minu eriala ei ole Naiskodukaitse eriala gruppide nimekirjas, aga Dagmar muutis mu maailma täna, et seal oli ettekandja luuraja, ma nägin. Nii et täitsa olemas. Et 2004. aastast siis ma olen olnud Tartu Maleva luurerühmas. Mu ametinimetus millegipärast oli luuraja autojuht. Kaitseressursside ametis pandi kirja, aga ma ei tea, peate seal omavahel infot vahetama, et kumb siis õige on. Aga jah, et ma tegelikult nagu olen seda pidanud nagu oma selliseks peamiseks erialaks. Justkui, aga Naiskodukaitse raamidesse läheb välja, et Naiskodukaitses mu eriala on PR ja avalikud suhted, et ma ikkagi, et oma eksistentsi õigustada ka seal vallas olen üht-teist teinud natuke. Mina pean vaikselt lihtsalt mentori ametit, et kui uued liikmed soovivad midagi küsida või vajavad nõustamist, siis alati
olen abiks. Ja niimoodi vaikselt räägin uusi liikmeid ära ka. Väga hea. Nii et hoolimata nii-öelda nendest hoolimata sellest, kuidas me oleme siia tulnud, siis igal ühel on oma tee sellegi poolest leitud ja just need võimalusi on olnud ju palju. Väga hea, aga nüüd sai juurde veel selline küsimus ka, et küsingi korraks, et palju meil veel aega on? 15 minutit. Hästi. Et kas teil on mingisugune selline, nüüd Triin enne just ütles, et tema on tegelikult ka siis Kaitseliidu poolt moodustatavas sõjaüksuses, eks ole, et siis ma nüüd küsiksin siia juurde, aga milline on olnud teie selline kõige nagu meeldejäävam või ütleme ka Naiskodukaitse mõistes üldistatult selline oluline kokkupuude just Kaitseliiduga? Et Naiskodukaitse teatavasti on ju loodud kunagi Kaitseliitu toetama, nii nagu ka enne ettekannetes oli juttu, siis Kaitseliitu taasloodi ikkagi hästi sellise järjepidevuse kandjana. Me teame kõik, et Naiskodukaitse taasloomise järel ei ole samasugune päris, nagu ta oli kunagi siis enne okupatsiooni ja sõda. Et kuidas teie praegu, mis on teie kogemus, kuidas te sõnastate selle kogemuse seoses Kaitseliiduga? No, minul on täpselt kahesugused kogemused, et ma ei tea, kas asi tuleb sellest meie mustast pidulugust vormist, et kui näiteks ma paar aastat tagasi olin ka Naiskodukaitse poolt valitud delegaat Kaitseliidu keskkogul, siis täpselt nagu Dagmar kirjeldas neid algusaegu, et ma astusin sinna koosolekute ruumi sisse, mul oli kogu aeg selline tunne, et elevant on ruumis. Aga mina olengi see elevant ju. Et lihtsalt kõik piidlesid, sõnavõtt oli täiesti mõttetu, sellepärast, et need pilgud, need olid lihtsalt nii kõnekad, et sul ei ole ju absoluutselt mitte midagi öelda, miks sa räägid siin praegu, palun, on ju. Et ma nagu sellistel Kaitseliidu ametlikel koosolekutel, kui ma olen töötanud Kaitseliidus, ma ikkagi paraku olen väga palju seda tundnud. Aga seal luurerühmas või ka muidu Kaitseliidu õppustel, võib-olla siis Tartu malevas on lihtsalt nagu erakordselt normaalsed liikmed Kaitseliidus või et õppustel ma ei ole küll eluski seda tundnud, et mind kunagi ei võetud luurerühmas ettekandja luurajana, vaid mind võeti ikkagi luuraja autojuhina ja ühena nagu võrdsete seast, et metsas õppustel võib-olla siis seal kuidagi nagu, kui sa ise ei rõhuta, et näete, daam on saabunud siia lillede keskele ja palun serveeritagu mulle kohvi ja toodagu mulle tool ja kohaldagu mind daamina, et kui sa ise nii ei käitu, et võib-olla siis sind nagu võetaksegi selle võitlejana seal metsas ja siis on nagu kõik olnud väga normaalne kogu suhtumine ja kogu võimalus saada võrdset väljaõpet meestega ja nii edasi, aga sellistel töistel koosolekutel ma ikkagi kuni viimase ajani, kui ma osalesin sellistel koosolekutel, ma tundsin, et see jää tegelikult ei ole veel päris murdunud. Minul on Kaitseliidu ja seal nende tegutsevate meestega, võib-olla on mul väga vedanud, mul ei ole mitte mingisuguseid negatiivseid või tõrjuvaid mälestusi või meenutusi. Ma pigem vahest kuulasin mujalt tulnud naiste arvamusi, vahest oli kuulda, et neid staabis ei võeta väga hästi vastu või eiratakse neid. Lääne-Malevas ma ei ole kunagi seda tundnud. Me oleme alati olnud võrdsena meeste kõrval. Meie soove on arvestatud, meile on vastu tuldud, nii nagu oleme meie nendega toimetanud. Et ausalt minul ei ole midagi meie maleva meestele küll ette heita. Ma lihtsalt ütlengi, et see küsimuse mõte ei olnudki nagu nii-öelda see suunatud nagu etteheite mõttes, et see oligi sinu kogemus, nii-öelda positiivne kogemus. Jah. Midagi erilist, Elle? Jaa, erilisi asju ikka juhtub, aga meil ongi olnud meestega erilised suhted, me oleme eriliselt hästi läbi saanud. Võib-olla on häda selles, et ma ei ole päevagi töötanud peastaabis ja sellepärast on mul see suhe nagu malevaga olnud hästi soe ja sõbralik
ja me mõlemad pooled oleme tööd teinud, nii nagu me oleme osanud ja meid on piisavalt tunnustatud, meid on piisavalt hoitud, et me ennast hästi tunneksime ja võib-olla siis ka see suurepärane kokkupõrge Erna-retkel suure ja tähtsa kindraliga võib-olla toob lihtsalt selle pisikese tõrvatilga sinna veepotti, aga muud asjad on olnud küll nagu imeliselt toredad. Ja see koostöö, kui ta on ikkagi sellise positiivsuse peale üles ehitatud, on ikka päris selline edasiviiv, ma arvan. Võib-olla paari sõnaga, võib-olla kõik siin olijad ei tea, millele sa viitasid, kui sa nimetasid tõrvatilka, et hästi nagu paari sõnaga, et mis nagu üldistatult, ilma emotsioonita. Inimesed, kes mäletavad, teavad, eks ole. Et Välikoka kursus käis väga pikki aastaid tegemas Erna-retkel toitlustamist, mis oli ikkagi selline pikk protsess, ikka üle nädala olime me paigal. Alustasime siis oma tegemisi ja meie kursus kulges seal päris niimoodi meeleolukalt, peab ütlema. Sellepärast, et nalja ja naeru oli seal päris palju, aga alati ei jõua ju kõike jälgida ja siis juhtus selline tore asi, et selles söögijärjekorras oli ka üks tähtis kindral, kes võttis musta kandiku, puhta kandiku virnast ja siis tuli sellest väga suur pahandus loomulikult ja siis see on esimene ja viimane kord ilmselt minu karjääri jooksul, mis on ikka päris pikk olnud, kus ma olen mõelnud, et ohoh, niimoodi minuga käitutakse. Ta ei tunne mind, järelikult nii käitubki. Hästi, aitäh. Aive, on sul midagi jagada? No lihtsalt, et ilma Kaitseliiduta ei olekski Naiskodukaitset. Et tänu neile ta loodi ja mul on hea meel, et see koostöö kestab nüüd edasi abistava organisatsioonina. Et Naiskodukaitse on ikkagi vajalik Kaitseliidule. Jaa, aitäh, et ega siin nagu mingit üldistavat lauset lõppu öelda ongi keeruline, et minul on üldistav lause lõppu öelda sellele samale seigale. See kindral oli Ants Laaneots, kes oli siis Erna-retke nagu juht ja ta oli väga üllatunud, sest et Levini pani käed puusa ja teatas nii, nüüd lähme ära. Sellest kutsuti kokku staabi nõupidamine ja härra kindral oli väga üllatunud, et mis see tähendab, kas nad võivadki ära minna. Kõik olid vait ja ainult noogutasid. Siis küsis härra kindlar, käskis minul püsti tõusta ja küsis, et kas ma ei saa siis teda käskida. Ma ütlesin, ei saa. Proua Viinit ei ole võimalik käskida, teda on võimalik ainult paluda. Ja siis tuli proua Viinit paluma küll mitte kindral ise, vaid kolonel Kallak, Rootsi. Tema oli staabiülem. Tuli ja palus Ellet. Elle oli nii kena, et ei läinudki ära. Ja see oli selline, Elle jaoks raske. Minu jaoks selline, ma ei oska öelda, selline nagu heureka. Et inimene tunneb oma kohta, teab oma väärtust ja igaüks ei plõksi. Aitäh. Nii. Nii. Keegi teab hästi. Kas ma ikka pean? Kuidas Lääne ringkond loodi, ma juba rääkisin, et Dagmar tuli malevasse ja ütles, et mis mõttes teil ei olegi siin veel ringkonda ja andis tolleaegsele malevapealikule Aksel Heidemannile käsu, et see tuleb nüüd luua. Aksel Heidemann helistas minule, ütleb, et ma tahan sinuga rääkida. Kas ma võin su Haapsalust koju viia? Tol ajal elasin Maristil. Mõtlesin, aga palun. Poole tee peal keeras härra Heidemann metsa vahele.
mina mõtlesin, no mis mõttes, kurameerida tahab või? Keeras karjääri, pidas auto kinni ja ütles, nüüd on selline jutt. Kobas istme alt. Ja võttis välja maasikana lihka pudeli. Meil tuleb sinuga nüüd Lääneringkond, Naiskodukaitse Lääneringkond moodustada. Ma ütlesin, et ja, Aksel, muidugi, me teeme selle ära. Ja noh, loomulikult jäi see pudel meil seal avamata, aga igal aastal, kui me peame risti jaoskonna nüüd taasavamise pidu, siis on meil üks pudel maasikana lihkat ja me võtame Naiskodukaitse Lääneringkonna, Naiskodukaitse ristijaoskonna ja härra Aksel Heidemanni terviseks ühe pitsi. No nii, väga tore, nii need traditsioonid ja rituaalid meil siis ongi sündinud ja ilmselt sünnivad edasi. Kuna meie aeg tasapisi hakkab nüüd ikkagi otsa saama, siis natuke veel. Et kas saalist on äkki kellelgi tekkinud praegu mingi küsimus või kommentaar, mida ta tunneb, et ta praegu kohe tahaks küsida või jagada? Ja. Ma tean küll, et mälestuste kogumine on vist olnud. On jah? Aga tegelikult on nii, et minul on kogu aeg tõstab pead see, et aga kuidas seda lavastada? Nii et naised, kui te lähete koju, pange kirja just nii värvikalt, nagu te praegu rääkisite. Dagmarile ma ütlesin seda juba. Dagmar ütles, et ma ei ütle, mis ta ütles. Et pange see tõesti kirja, kui teil kellelegi saata ei ole, siis saatke mulle. See on täitsa tõsine asi. Sest see, mis siit praegu, õnneks, eks ole, ta võtab linti ja me kuuleme, me saame linti pealt ka maha kirjutada. Aga ma usun, et neid asju on teil veel ja just mõelda sellises võtmes, mis ongi selline atraktiivne, mis on tore, mis on inimlik, mis on informaalne, nagu tänapäeval öeldakse. Ja aitäh, ma võin juba avaldada saladuse ka, et meil tegelikult haudub selline mõte, et me saame informaalselt kokku ja just nimelt alguses, et me räägime selleks, et rääkides on lugu spontaansem kui kirjutades. Kirjutada hakkad ikka mõtlema, et kuidas ma nüüd täpselt see panen kirja, just nimelt, et räägime, salvestame ja siis võib neid pärast transkribeerida nii palju, kui siis lusti on, aga sellised mõtted on, et taga aitäh seda kõike meelde tuletamast meile kõigile praegu. Aitäh. Aga nüüd siis meie aeg hakkab selleks korraks otsa saama. Ma nüüd annan täitsa sellise vaba mikrofoni teile selles suhtes, et kas on nüüd midagi sellist, mida te tahate ise praegu kokkuvõtteks, lõpetuseks, tulevikuvaateks, minevikuvaateks omalt poolt jagada? Mingisugune tõesti midagi sellist olulist. Ahah. Ja, Merle on seal. Jah, aitäh, et mõeldes selle 25 aasta pärast, mis üsna peatselt käes on, siis ma viiendaksin ära ühe asja. Nimelt selle Remniku tossu asja. Natuke lähemale. Ma tunnen, et seda on tarvis teha, et me ei peaks 25 aasta pärast sellest jälle kõnelema. Aga tegelikult asi oli täiesti kontrolli all. Tossu tegi Eesti üks paremaid suurtükiväe ohvitsere Harri Teras, kelle kohta Lennart Meri ütles, et teiega võib asendada Eesti kahurväge. Kõik oli täiesti kontrolli all. Toss ei olnud mitte toas, vaid õues. Ja ma tean, et inimesed olid väga vihased selle peale. Aga minu siirad vabandused veel kord ja ma tõesti 25 aasta pärast ei tahaks seda uuesti teha. Aga tõepoolest, et see väga meenutab mulle seda, kuidas Kaitseliidu koolis läbi viiakse juhtumiõpet. Järelkäsitlus jäi pisut kehvapoolseks tõesti. Ja õpimoment on alles praegu välja tulnud. Aga põhimõtteliselt tõesti Naiskodukaitse, kes peaks sellistes olukordades käituma täiesti kontrollitult, käitus täiesti kontrollimatult ja oli täiesti asjatult vihane. Aga ma tänan ja palun veel kord vabandust.
no nii, võib-olla siis on teil ka tahate midagi selgitada tänada. Selliseid manitsevaid õpetlikke lõpusõnu ei ole, aga mul tuli ka üks selline lugu meelde, mis ikkagi tõestab, et naiskodukaitsjad küll ja väljaõpe oi missugune, aga inimesed on ikkagi inimesed. Et kui meil oli väga tihe koostöö Soome Lotta muuseumiga, siis me sõitsime mööda Eestit ja viisime eri kohtadesse seda näitust Tõed Soome lahe kahelt kaldalt. Ja me olime Saaremaal, seal olid Airi Tooming ja Liisa Aru ja mina. Ja kell oli juba hiline ja me, mis seal salata, tüdrukud ikka itsitasime hotellitoas. Ja ühel hetkel kõlas tuletõrjealarm ja meie, ma arvan, et me olime pidžaamades või umbes sellises viisakas riietuses. Peale pikka itsitamist läksime lõpuks ka koridori, et vaadata, mis toimub ja väga häbiga pean tunnistama, et meile tulid vastu Soome prouad, kes olid perfektselt riides, kaasas oma isiklikud asjad, pass ja hambaari, seljakott seljas ja valmis evakueeruma. Ja nad vaatasid meid küll väga üllatunud pilguga, sest kogu see väljaõpe, neil sellist aktiivset väljaõpet ju teadupärast enam ei ole, et nemad on lihtsalt informeeritud kodanikud. Aga meie oma tõsiseltvõetavusest vist mõned kraadid kaotasime. Me õnneks teenisime hiljem need jälle tasa, aga selline lugu. Ma tahan öelda lõpetuseks seda, et mul on hea meel. Mul on tõsiselt hea meel, et ma olen leidnud endale selle organisatsiooni. Esiteks on ta mind väga tugevalt edasi arendanud. Kui ma täna istun siin hulga rahva ees, siis ilma selle organisatsioonita ma ei oleks seda teinud, olles lapsena väga arg ja julgenud ainult lasteaias ahju taga mängida. Ma oleksin ilmselt hoopis teine inimene. See organisatsioon on andnud mulle võimalust tõepoolest väga palju areneda, näha asju hoopis uue või teise nurga alt. Ja ma väga loodan, et need tuhanded ja tuhanded naised, kes tulevikus tulevad sellesse organisatsiooni, saavad tõdeda samamoodi, et see organisatsioon on väga rikkalik. Ta pakub väga palju ja on äärmiselt kasulik nii endale kui ka tervele Eestile. Tegelikult ma mõtlesin, et 25 aasta pärast olen mina 75 aastat vana. Et hästi vahva. Ilmselt, kes seda teab, kas ma siis olen või ei ole, eks ole, aga kindel on see, et kõik need, kes siis veel olemas on, saavad ilmselt sarnasel konverentsil meenutada siis neid, keda enam ei ole ja mida nad siis mõtlesid ja tegid. Küll see on vahva. Minul saab ka nüüd selle aasta lõpus 25 aastat oldud ja tegemist on areneva organisatsiooniga ja mina tunnen, et minu motivatsioon ei ole veel kadunud. Ei kaogi. Maret soovib sõna. Minult üks väga lühikene küsimus, väga lühike konkreetne vastus saab olla jah või ei ja see küsimus on Dagmarile. Dagmar, kas Naiskodukaitse oma vanadekodu tuleb või ei tule? Kui vastus on jaatav, siis mitme aasta pärast see vanadekodu valmis saab? No ma ei mõelnud küll seda täpselt niimoodi, et see ainult Naiskodukaitse vanadekodu on, sellepärast et minu kogemus näitab, et naised saavad ikka hakkama ükstapuha. Kui vanad nad on, ükstapuha, kui üksi nad on, ma pigem ikkagi mõtlesin meie meeste peale. Hellakesed, õrnakesed, nagu nad meil on. Ja nüüd siis veel see ka, et meil on ju need veteranid, eks ju, kelle eest tuleks tegelikult palju tõsisemalt hoolitseda, kui seda siiamaani tehakse. Mul on olemas plaan, mismoodi see peab välja nägema. On olemas eelarve, aga ma ei tea, ma olen sündinud ilmselt mingisuguse imeliku tähe all, nagu ma ühe ministri juurde lähen, nii see ära vahetatakse.
et no see on nüüd, Tsahkna on juba 3. minister ja nüüd ta sügisel läheb minema. Noh, vaatab mind sellise niiske pilguga ja ohkab ainult. Et mul on vaja seda, et Kaitseministeerium viiks läbi vastava uuringu, et me teaksime, kui palju neid inimesi peab seal siis olema. Ja nüüd siis on see, ma pean ära ootama selle, kuidas tuleb see haldusreform, ja. Sest see vald, kus ma seda ehitama tahan hakata, kusjuures, kas te teate, selle koha nimi on väga ilus. See on isiklikult minu jaoks väga ilus, kes saab aru, võib südamest naerda. Koha nimi on Kriimani. Minu mees on nimelt Kliiban. see mõis ootab meid. Ma ei tea muidugi, mis sellest vallast saab, kes saab sinna valla ette otsa. Aga ma liigun nagu tigu. Noh, tõsiselt kohe. Kogu aeg liigun. Mul on olemas inimesed, kes hakkavad need majakesi ehitama ja kuidas see kõik seal niimoodi tuleb ja noh niimoodi. Ja mul on isegi see mees käes, kellel kuulub riba järve ääres. Ta peab sellest lahti ütlema. Sellepärast, et muidu ei ole see mõisamaad ei lähe järveni. Ma olen temaga 2 korda kokku saanud ja esimene kord kutsusin mina tema välja, aga siis ta kutsus ise mind välja. Kahjuks maasikana lihkvat ei pakkunud. Ma ütlen sulle, Maret, tuleb. Läheb aega, mis läheb, tuleb. Mis siis, et keegi ei taha seda, keegi ei taha ametlikest instantsidest mind veel praegu kuulda võtta. Küll nad võtavad. Aitäh, Dagmar. Aitäh kõigile kõnelejatele ja täname meie paneliste veel kord. Suur tänu ka minu poolt kõikidele esinejatele ja panelistidele, et meil tegelikult nüüd selle tänase päeva korraldamisega seoses on paar inimest hädatarvilik veel tänada, et kõigepealt Triinu, kes juhtis ja aitas planeerida. Ja siis Naiskodukaitse ajalookomisjonist Erle ja Sigrid ja Ege, kas Ege on ka tulnud siia? Aga igatahes Erle ja Sigrid, olge head, tulge ka palun siia. Et nemad olid siis planeerimistegevusega hõivatud. Ja Kadi loomulikult ka. Kuna meil juba nii väärikas seltskond täna kokku saab, siis on minul ja Airil ka mõned vanad võlad õiendada ja kasutame siis siinkohal seda võimalust. Nagu ma enne juba mainisin, on meil Tartus üks suurepärane naiskodukaitsja, kellega võib alati kindla südamega luurele minna. Kuigi ta nüüd juba mõnda aega paikneb füüsiliselt Tallinnas, siis tegelikult südames on ta meiega ja kui vaja, siis füüsiliselt ka. Akadeemilise jaoskonna tegevliikmena hoiab ta kõrgel organisatsiooni väärtusi igal pool, kus ta parajasti viibib ning panustab nii, kuis kõige rohkem kasulik on. Naiskodukaitse keskjuhatus tunnustab Lilleeristi teenetemedali 4. klassiga Triin Tõnsingut. Kuna Triin käib siiski metsaüritusel, siis talle väljastati see siiski mõned aastad tagasi, aga ta ei ole ühelegi piduüritusele sattunud. Minu kohus. Ja minul on ka veel üks vana võlg, et ma olengi viimase ajal selline nagu üks suur kalkulaator, kogu aeg mõtlen, et kes mul on veel tänamata.
ja tänases inimeste hulgas on üks inimene, kes on mul tänamata sellise põhjaliku ja tõsise töö eest Naiskodukaitse ringkonna esinaisena, nimelt Olesia Valgast, et panin küll ameti juba aasta aega tagasi maha, aga mul pole olnud võimalust talle üle anda Naiskodukaitse salli. Tegelikult ka ehe näide sellest igikestvast energiast, et liige, ma arvan, et ka aastast 92 ja 94 ja olnud ka ringkonna esinaine tegelikult 2 ringi, et vahepeal puhanud ja kolm korda, aga vahepealse pausiga, et selles mõttes kõigile, ükskõik mis põlvkonnale teada ja tuntud Naiskodukaitse kahtle väga. Nii, ja nüüd. Naiskodukaitse vastu olnud aastaraamatu tutvustuseks annan sõna Tartu ringkonna instruktorile Leane Mooritsale. Ma väga pikalt midagi ei räägi, sellepärast et giidid juba ootavad. Nii mikro. Aga tundus sobilik järjekordset aastaraamatut esitleda just siin. Aitäh. Tundus sobilik Naiskodukaitse aastaraamatut esitleda just siin meie ajalookonverentsil, sest on ju siin ka ajalugu, eks ju, nii nagu ka kõikides eelmistes aastaraamatutes. See on kokku pandud meie kõigi poolt, see on kollektiivne töö, osad autorid on siin saalis, aitäh teile kõigile. Ja ega midagi, ringkondade instruktorid tulevad pärast minu juurest läbi ja saavad kaasa võtmiseks igale ringkonnale ühe hunniku raamatuid. Ja need, keda siin ei ole, siis vaatame, kuidas me edasi toimetame. Ja kes soovib ka praegu osta näiteks aastaraamatut, see saab seda pärast seal registreerimislaua juures teha. Selline jutt. Aitäh! No nii, ja olgu siis öeldud, et seda aastaraamatut, ma arvan, kas see on meil 4 äkki või? Jah, et ühesõnaga Leane küll kunagi ise jutuses öeldi, et eks mind tänatakse vist siis, kui 5 aastaraamatut täis saab. Aga ma mõtlesin, et teeks siis ikka varem ära, et järgmine kord siis võib-olla midagi suuremat kiiktool või nii. Aga et Leane, tõesti aitäh sulle selle entusiasmiga tehtud töö eest. Ühesõnaga ja selgus, et on veel üks inimene tarvis tänada, ehk siis Regina, kes aitas täna meie konverentsi läbi viia, kus on Ja ongi meie meeleolukas kohtumine selleks korraks läbi saanud. Aitäh kõigile, kes te täna siia jõudsite ja mul on endiselt väga hea meel, et selline kohtumine toimuma sai. Ning nagu Leane juba ütles, siis giidid juba ootavad, et kes lähevad giidituurile, siis kogunemine toimub muuseumi kassa juures. Ehk siis liikume sinna. Grupipilt. Veel saab teha. Foto seina ees saab ka veel pilti teha, kellel kiiret ei ole. Aga aitäh ja head koduteed kõigile!